ja ma jõudsin, ma ei tea, kas ma tohin kutsuda Arvo sind papist meheks. Ja ei, papist ma päris ei ole, aga meil on mõned tooted küll papist, jah. Ma saan aru, et sa ei ole papist poiss, ma annan sulle teise mikrofoni, hoia see endale suu ligidal ja räägi aeglaselt nagu kirikuõpetaja, et kõla liiga suuri oleks. Oi, kuidas see kõmiseb veel. Ühesõnaga, selle peale võib istuda, jaa. See on papist. Me võime proovida selle peale istuda, siia istume ka. Nii, väga huvitav, teil ongi reaalselt papist. Need on reaalselt papist ja seda pappi nimetatakse reeboardiks, niisugune toode, see on niisugune paberi või kartongimass, mis on millegi uuesti kasutada või ei ole? Võib olla osaliselt ka taaskasutatud materjalist, võib-olla see pealmine kiht, mis ta nüüd tugevaks teeb, sest sisu on pehme, see võib-olla on nagu, ütleme, pabertoode, kartongtoode. Et aga nad on jah erineva tihedusega, see on natukene vähem tihe materjal, see on siin tihedam nagu näha. Siit on näha need väiksed. Need on niisugused õõneid, jah, just. Neid saab trükkida, see on praegu ilma trükita, see on välja lõigatud, CNC pingis erikujuliselt ja nii edasi. Siin on võimalik trükkida neid. Mis tähendab trükkida siia peale midagi? Siia peale trükkida plaadi peale. Mitte 3D trükk. Mitte 3D trükk, jah, ikka päris trükk, jah, ütleme siis niisugune plaadimasinaga näiteks või siis või panna sinna mingisugune kleeps peale, trükime kleepsu ära ja lõpuks lõikame välja. Et sellist erikuju trükkida ei saa muidugi. Peab kõigepealt olema plaat ja siis me trükime ja siis lõikame välja. Kuulge, aga miks ma peaksime papist mööbli ostma? Mis selle eesmärk on? No endale koju võib-olla ei peakski ostma, aga võiks näiteks, kui ta läheb, see on selline üritus nagu täna näiteks, on mingi mess või minu pärast tegelikult mingi väike showroom, eks ole, esitlustoodete asjad, siis võiks ju seal olla midagi niisugust lahedat, natuke teistmoodi asja. Nii et ütleme sellise esitluse kontekstis või messi kontekstis võiks ju täitsa selliseid tooteid omada. Ja eelis on ka see, et seda saab kujundada ja nii-öelda brändida ja kujundus sinna peale täpselt sellist, nagu te tahate, et poest niisugust toodet ei saa osta. Igatahes see tool on hämmastavalt, vaata inglise keeles on see sõna steady, väga tugev, konkreetne, lõdise ega vädise kuidagi päris näljakas. Väga hea. Ma tahan korra sinna standi juurde ka minna. No lähme. Ma näen, et siin on veel, vahepeal on üks niisugune näiteks liivaprits kilega niisugune akrüülist mingisuguseid kujundeid ja neid saab kasutada ruumikujunduseks näiteks. Ega sa ei taha mulle öelda, et see on papist? Ei, see ei ole papist, see on akrüülklaas ikkagi. Aga ma näen ühte maali, sa ennist rääkisid, kas see oli Rembrandt või kes see on? See ei ole Rembrandt, see on Rembrandt, jah, see konkreetne on Rembrandt. Ühesõnaga, need on siin väikene kalambuur, et tegelikult on siin trükinäited, see on küll fotolõuendile trükk ja teised on nagu fotokapale, aga on trükinäited maalidest, mis on varastatud. Et siin on nagu näha ka, et võib natuke lugeda, et näiteks see Rembrandt on varastatud 90. aastal ja tema eest on pandud $10 miljoni autasu välja leidjale, siiani leidmata. Ja see Cézanne on varastatud 99. aastal ja pandud ka kopsakas autasu ja siin on veel üks 100 miljonit. See on 100 miljonit, aga tundub, et see on vist jeeni märk, ma arvan, et see ei ole dollari märk. Aga see on siis näidis, et lisaks papist mööbile te prindite asju. Jaa, näiteks saame teha fototapeeti, eks ole, igasuguseid klaasitrükke ka, kus on siis näiteks siseruumi vaja kujundada. Meil on ju väga palju klaaspindu kaasajal, eks ole, nõupidamiste ruumi vaheseinad, aga kuidagi on vaja nad lõpuks kujundada maitsekalt A ja B, et nad ei oleks nii läbipaistvad ja muidu jooksete läbi klaasi näiteks, et siis selliseid asju saab nagu teha, et on pool läbipaistev, natukene näeb läbi ja siis on mingi kujundusasi ka peal. See on näiteks üks näide sportradari ruumidest, mis on Mustamäe teel ja selle me oleme siis nii kujundanud kui ka siis nagu paigaldanud seal kleepimise asju. Ja üks tore asi, mida ma siin näen, on Pipi. Ma just hiljuti käisin Rootsi saatkonnas ja seesama oli seal saatkonna vastuvõturuumis. Teha need on need samad reeboardist ehk siis papist toode, kus on siis võimalik teha selline sein kujundada näiteks või ka mingi loomakuju. Selle loomakuju võib ka välja lõigata või näiteks me pildistame Hannese ilusti korrektselt üles, siis me ta trükime välja sellele papimaterjalile, paneme talle jalad, toed alla ja paneme ta nurka seisma ja meil on olemas eraldi Hannes Ermaküla kuju. Hannes Ermaküla teine? Jah, 2.
No väga tore, igatahes aitäh, Arvo. Ja siin on sellised põnevad papist, Kopiks ja mitte papist, vaid Kopiks on Kopiksit on, jah, firma nimi. on ka papikst. Selge. Aitäh. Väga tore, aitäh. Jõudu, edu. Aitüma.